Nii, siin nurgas on hästi näha siis Polli mõisa soklikrohvide ülesehitust ja kihte, et kus siis kivisoklile on kõigepealt kantud originaalne lubikrohvi kiht. See on siis mõisaaegne, see on olnud kunagi ka lubivärviga kaetud. Siis on seda krohvi siis uuendatud, on tõmmatud sellised kraapsud ja kriipsud sisse, et see nakke parem oleks. See konkreetne on siis uus viimistluskiht, mis on ka nagu lubjapõhine kiht, on ka lubivärvi siin peal näha. Ja nõukogude aeg on siis tehtud sellist karuteenet siin, et on hästi jäik ja tugev tsementkrohv peale kantud, mis on hästi tugev koorik siin peal ja on näha, et tal nagu ei ole head naket lubjapinnaga. Ja miks see nii ongi see, et on liiga tugev, see tsement on sideainena hästi tugev, liiga tugev, et krohvid, kihid peaks olema üles ehitatud selliselt, et tugevamad kihid on all, nõrgemad on peal. Siin on vastupidine loogika, et lubi on nõrgem, on all ja siis on tsemendiga peale tehtud. Et see ei ole kindlasti hea lahendus ja siit on näha ka, et see krohv on kõik lahti sellest tulenevalt.